Tšau! Näete, mul on külaline. Jälle. Tere! Tere! Kes sa oled? Ma olen Liina. Liina? Mis sa mulle ütled? Räägi neile. Tere kõigile, mina on siis Liina ja mul on väga hea meel, et Rauno mind lõpuks oma saatesse kutsus, sest mul oli niisugune natukene selline nagu seeskogu olnud, et tahaks ka midagi oma kätega siin teha. Lõpuks. Ja lõpuks ja mul oli siuke sisemine väike selline pisik või soov tulla siia, et nüüd ma lõpuks olen siin, mul on väga hea meel. Ja mis me täna teeme? Lillkapsa pitsat. Ja hea lillkapsa pitsa kõrvale või tegemise kõrvale kulub üks hea prosecco ka ära. Oi, ma tänan. Aitäh, näete, täna toodi mulle külakosti, ei pidanudki mina ise nagu tooma. Väga hea, väga hea. Nii, aga siis teeme prosecco lahti ja pauguga või ilma? Ma ei tea, kas teeme pauguga. No nii, aga võta siis need pokaalid ka sealt ja natuke raputame ja pauguga. No, tule. Ossa. No nii, kui üle läheb, siis on kõik hästi. Nii. Nii. Vapustav. Nii. Aga aitäh, et sa tulid. Ja aitäh sulle. Cheers! Cheers! Ma peaksin oma saate ümber nimetama need seltskondlikud veiniõhtud. Sest alati, kui keegi külla tuleb, siis me üldjuhul midagi joome. Ja kusjuures mina mõtlesin täna jälle, et mina astun oma sellisest tavalisest tsoonist pigem välja, et kuna ma eriti alkoholi ei joo, siis ma mõtlesin just, et täna on siuke tore natuke pidulik sündmus, et me siin koos oleme, et mis me siin ikka jamame. Väike prosecco kulub ikka asja juurde ära. Nii, aga kuna me teeme lillkapsa pitsat, siis oled sa kunagi lillkapsa pitsat teinud? Ma pean tunnistama, et ühe korra olen teinud, aga ta ei tulnud mul nagu päris selline välja, nagu ta pidi tulema. Ma olin, ma arvan, kärsitu ka natukene. Okei, aga millega sa tegid? Või nagu, kuidas sa selle põhja nagu tegid? Ma tegingi lillkapsa keetsin ära vist ja siis panin... Juba viga? Jah. Jah. Siis ta ei tulnud, sul oli siuke pehme plörakas. Ja pehme siuke meenutas pigem nagu mingisugust... Beebitoitu. Jah, täpselt. Jah, okei, see on juba esimene viga. Nüüd täna teeme õigesti. Nii. Mina kasutan siis härmavilja lillkapsast, et siin on nagu hästi hea fraktsioon ja ma kasutan külmutatud, sellepärast et külmutatud ei lähe purustades nii-öelda pudruks. Et kui sa kasutad värsket, siis seal on oht, et ta läheb liiga pudruks ja siis lõpuks on see, et võid samamoodi selle beebitoidu saada. Pluss sa pead hakkama seda nii-öelda väänama seda vett välja. Just. Et vett me vääname nagunii välja, aga me kasutame siis seda nii-öelda külmutatud lillkapsast, sest külmutatud lillkapsas nii-öelda puruneb paremini ära. Et me paneme selle kõik sisse. No päris kõike ei tee, teeme siuke 1,5 pakki. Ja. Nii, pidu. Vaata, esimene pakk tuli jumala... Näed, tuli teine pakk ka väga ilusti lahti. Nii, ja siit veel. Nii, päris palju lillkapsast ühesõnaga. Aga siis ma viskan selle kaane peale ja meil läheb ta blendrisse. Ja blendri puhul siis pane gaas peale, siis saab natuke vaiksemalt seda nautida siin. Ja mina siis üldjuhul alguses pulseerin teda. Nii, vahepeal vaatame, mis ta siin teeb. Näed, ja vaata, kui ilus sõmer ta juba on. Nii, väga hea. Ja nüüd, mis ma teen, ma panen ta täisvõimsusele. Nii. Ja vist on valmis. Nii. Ma võtan siis kohe ahjuplaadi ja paneme kogu lillkapsa siia peale. Sa võid võtta soola laua pealt. Me paneme kogu selle lillkapsa siia peale ja siis mis me veel teeme?
mis sul käes on? Paneme soola ikka. No, ja mille jaoks me soola võiks panna? Liilkapsast vesi välja saada. Vau, väga hea. Keskmine eestlane seda ei teaks. Näete, Liina ütles teile ette, ma ei pidanud isegi midagi ütlema. Väga hea. Ja kui teil on tunne, et kuule, see on minu blendri jaoks natuke suur kogus, siis sa võid alati teha ka pool või teed veerandi. Vaatad see, et mis sinu blender või köögikombain suudab ära lammutada, et sa ei pea tegema suuri koguseid, vaid oluline on jällegi see, et sa saad kõik selliseks sõmeraks nii-öelda pudruks. Pigem on vist lihtsam väikeste kogustega kõik neid asju teha, et iseendale on ka lihtsam ja teine asi, et muidu võid niimoodi, ma olen mootori niimoodi oma ilus läbi kärsatanud, et lõpuks... oled vä? Jaa. Millega? Ma ei ka liilkapsaga. Ei olnud kusjuures liilkapsas. Minust oli külmutatud banaan. Okei, no see on ka väga kõva, jaa. Jaa. Nii, nüüd pane siia siukest korralikult peale. Nii, veel isegi. No nii, nüüd vist aitab. Väga hea. Nüüd ma segan ta läbi ilusti, et kogu see seguni ühtlaseks saada. Ja nüüd sa näed, ta ongi siuke nagu puder, või ta ei ole puder, aga ta on siuke sõmer, vaata. Et ei ole siuke püree, aga nüüd me jaotame ta nii laiali, kui me saame. Ja nüüd meil on ahi juba tegelikult soojas, ahi on 180 kraadi juures. Ja nüüd ta läheb sinna ahju selliseks 15 minutiks ja siis peale seda võtame ta sealt välja. Nii, ma annan sinule selle hea ülesande, saad ahju panna. Jah. Ütle, Rauno, kas sa oled kordagi teinud kodujuustu põhja peal pitsat või sa ei ole katsetanud, sa oled ainult liilkapsaga teinud? Ei, minul on tegelikult veel üks väga hea nii-öelda lahendus. Milline? Tortilla. No tortilla jaa, aga ma olen mõelnud, et tahaks proovida seda kodujuustu põhjal ka, et ma olen näinud mitmeid retsepte, et pidi ka tegelikult täitsa hea maitsev tulema. Jah, no siis ta on siuke juustune ja pigem pehme. Et ütleme niimoodi, et minul on näiteks see, et ma olen näinud, sa teed ise ka tortilla põhjaga. Ja nüüd ma ei tea, kas sa tead, aga Santa Marial on nagu mingi special pitsa põhja jaoks tortilla põhi. Ja ma olen näinud ja see jääb siuke mõnus krõbe, et mis pitsal peabki olema see, et kui pitsa on siuke paks, ja ma alati imestan, et inimestel, et see on juustusai. Pitsa peab olema selline, kui ma käisin Itaalias ka, siis see põhi oli üliõhukene ja kõik see muu. Ja hästi. Ja me räägime sama keelt sinuga. Nii, et vahepeal cheers ka. Jaa, muidugi. Aga pitsa puhul on jah, et mulle selle tortilla põhjaga meeldib eriti teha ja nüüd eriti see pitsa põhi, see on nagu mega hea. Et tavalise tortillaga ta nii krõbe ei jää, aga sellega jääb nagu väga hea. Ja kusjuures, kui sa tavalise tortillaga teed, siis ma tavaliselt panen selle põhja ennem natukeseks ahju, lasen ta veid juba eelnevalt krõbedaks, siis ta jääb ka väga hea. Siis ta jääb veel krõbedam, jah. Nii, ma pesen korraks selle ära. Ja no põhiviga vist, mis tehakse ka, on see, et kui näiteks juurviljad sinna pitsa peale pannakse kujul, et alati ma praen kõik ilusti nagu panni peal läbi. Ja, no sealt tuleb vett nii palju välja lihtsalt lõpuks. Et siis mõni ütlebki, et oi, mul tuli täiesti vesine põhi, et need on nüüd siuksed pisikesed nipid. Nii. Kui sa Itaalias käisid, kas sa käisid Roomas? Ma olen tegelikult Itaalias mitu korda käinud. Väga lahe. Ma olen käinud Roomas, ma olen käinud Napolis ja kuskil ma olen veel käinud, ma ei mäleta. Ja kus sa paremad pitsat said, kas Roomas või Napolis? Roomas ilmselgelt. No Napoli on selline, kuna ta on väga nagu siuke Lõuna-Itaalia, siis ta ei ole, mulle nagu, ta oli nagu tore, aga mitte nagu kõige parem. Aga selles mõttes esimene kord ma olin mega pettunud, sest esimene kord ma käisingi Napolis. Teine kord ma olin Roomas, siis ma olin nagu, this is life. Just Roomas on nii huvitav see, et mida tagasihoidlikum koht on, seda parem pitsa. Et seal ei olnud niiviisi, et lähed kõige peenemasse restorani. Vaid seal oli põhimõtteliselt nii, et selline ülitavaline laud väljas, mil on ruuduline lina peale tõmmatud ja tulevad... Punane ruuduline lina. Jah, täpselt niiviisi. Nii, aga teeme tomatikastme. Teeme. Marinara jaoks ma annan sulle blendri, siis sa saad panna selle tomati siia vaikselt sisse. Tomat on mul, nagu sa näed, siis ta on natuke selliste
tükikestena, et ei ole terved kooritud tomatid ega ei ole purustatud, aga kõige parem on just need, sest need on nagu sõna otseses mõttes värsked nii-öelda. Et pane need siia sisse, kõik terve selle võid siia sisse panna. Siis mina võtan samal ajal juba sibula ja ma lõikan sibula ka natuke väiksemateks tükkideks ja on natuke lihtsam teha. Aga kõige naljakam on see, et me ei ole tegelikult Liinast mitte midagi rohkem rääkinud, aga kuidas me Liinaga tegelikult üksteist teame. Me töötame Revalis mõlemad, me oleme treenerid ja Liina on siis Liina on see püsstreener, kelle juurde kõik tahavad minna. No, ei tasu ilmaasjata kiita, mina tean jälle seda, et kõik räägib mulle, et Rauno treenid pidid olema väga vägevad, nii et mulle tundub siin, et meil on see paja ja katla suhe, et mõlemad me oleme sellised, teeme oma tööd südamega ja sama missioon. Inimesi liikumise ja tervislike eluviiside juurde tuua. Nii, mina panin juba sinna selle ühe sibula sisse, siis ma panen natuke küüslauku ka. Aga räägi üldse, kui palju sa kodus ise süüa teed? Põhimõtteliselt enamasti ma ise toitu valmistangi, et mina olen see inimene, kes käib oma toidukarpidega ringi, sest et ma olen veendunud ikkagi selles, et kui tahta olla järjepidevalt heas füüsilises vormis, väga oluline on oma toidud ise valmistada, et sa tead, mis seal sees on. Et ma absoluutselt ei väida, et ei tasuks nagu väljas süüa, aga eriti, mis puudutab neid inimesi, kelle eesmärk on kaalulangus, ma ikka soovitan, et tehke kodus ise toidud valmis ja võtke need kaasa, et nii on teil kõige parem eesmärk saavutada. Ja me teeme täna lillkapsa pitsat ja siia ei ole isegi häbi nagu Proseccot kõrvale võtta. Ja sest sa tead, mis siin sees on. Aga nii, ma teen natuke lapikumaks need. Nii. Ja siis me panime siia need asjad sisse. Nüüd me paneme natuke maitseaineid ka veel. Ma panen, kas sulle meeldib terav või pigem mahedam? Pigem terav kui pitsa. Pigem terav. No siis paneme sükse ühe teelusikatäie siia kuivatatud chillit koos seemnetega, nagu sa näed. Saab mõnusa vürtsi. Siis ma panen siia oreganot. Ja siis võiks natukene basiilikut ka panna. Aga okei, sa teed kodus päris palju süüa, aga kui palju sa kodus katsetad? Tead, ma pean ütlema ausalt, et ma olen selline inimene, et mulle meeldib ühte sama asja süüa, näiteks hommikuti puder. Mul on nüüd olnud mõnda aega see, et ma söön ühte sama asja, mulle mingi asi maitseb, siis ma teen seda pidevalt. Et ma teinekord katsetan ikka ka, aga vahest on see, et mõni retsept vajab natukene, et sa pead 3 korda ühte asja läbi tegema, et saada nagu see õige maitse paika. Ja nüüd ma panen õli ka. Sest näiteks, kui ma töötasin välja oma selle sportlase koogi, mida meil vahepeal Revali kohvikus ka müüdi, et mis on siis nagu suhkruvaba stevia peal tehtud, selline figuurisõbralik kook, siis ma ka tegin vist 3-4 korda selle läbi, et saada üldse see õige maitse. No paneme suhkurt. Ma tean tegelikult Liinale üldse suhkur ei meeldi, ta tahab kõike igale poole, tahab steviat panna, aga täna me paneme ikka... ei, selles suhtes, et pigem on see stevia kasutamine seetõttu, et ma olen nagu alati kõigile öelnud, et kui sul on võimalik toidu kalorsust vähendada ja see võib-olla ei ole igapäevaselt nii aktiivne ja sul endiselt see magusaamas ihub, et siis võib-olla et kes ei taha täiesti stevia peale minna, kasutab näiteks palmisuhkurt ja siis paneb osa nagu stevia sinna juurde, et eriti kes kooke teevad ja magusat. Aga miks sa arvad, miks me panime siia suhkrut? Siis ta toob maitse esile. Ja mis veel võiks teha? Suhkur on tegelikult ühe kindla eesmärgiga ka mul, mitte neid maitse pärast. No, avalda mulle saladus. Suhkur karamelliseerub ja ta teeb selle, aitab ka seda pealmist pinda krõbedamaks saada. Jätab meelde. Vot. Ja nüüd laseme ta lihtsalt samamoodi, ma lasen teda pulsiga läbi. Ja minu jaoks on oluline see, et ma saan nüüd need tükid väiksemaks, aga ma ei taha, et on täiesti nagu püree jälle. Ma lasen teda nii palju läbi, et ma näen, vaata, tomatitükid on ikka alles, aga ühtegi suuremat tükki enam ei ole. Meil panime terve sibula siia sisse, aga paar korda pulsid ja vaatame igaks juhuks läbi. No ma ei näe ühtegi suurt tükki enam, aga sa näed, ta on siuke mõnus, tekstuurikas, vaata. Ja ongi valmis. Nii, maitseme ka siis natukene.
degusteerima ju peab ka, kuidas me muidu Muidugi. süüa teeme, on ju. Väga hea. See suhkur tõesti sobib siia, ma tunnen nagu siukest. Ma paneks natuke soola veel. Ja, ma paneks ka soola. Oi, kui hea. Ja tegelikult vaata, kui lihtne on kodus süüa teha. On. Et ja minul on vaata see, minule meeldib täiega katsetada. Ma ei tee kogu aeg selles mõttes ühtesid ja samu asju, vaid ma katsetangi erinevaid asju ja ongi kogu lugu. Ja, vahest on lihtsalt see, et võib-olla ma ütleb mugavus ka, kui on pikad tööpäevad, et siis väga hea on ahjustada näiteks juurvilju lihtsalt oliiviõliga, et sa panedki need juurviljad ja teed näiteks paneerid seal kanafilee juurde, et jah. Sa oled Kiievi kotleti teinud või? Ma Kiievi kotleti, kusjuures mul on mees on väga hea kokk, sest et ta on töötanud kokaabina ja ta tegi täidetud kanafileed, veisefilee, singi, basiiliku ja juustuga. Ta tegi nagu rolli siis, nagu rolli ja no nii hea oli, ma ütlesin, et nii, seda peaks veel tegema, selle retsepti kirja ka panema. Lihtsalt kodus olid jäägid ja ta otsustas, et ta proovib. Ma vahepeal täidan ka meil siin, muidu hakkab nagu vaikselt juba siin finito tulema. Ja. Nii, aga lillkapsas hakkab ka meil ühele poole saama, siis me saame lillkapsa ahjust välja võtta. Ja nüüd on see, et kui me lillkapsa välja võtame, siis ta natuke aega jahtub, et me saaksime teda edasi töötada, et muidu ta läheb liiga kõvaks. Nii. Rauno Prosecco minutid. Ja, täpselt niiviisi. Nii, aga ma võtan ta siis ahjust välja korraks. Ja nüüd me laseme tal natuke jahtuda. Siis kui ta on jahtunud, me paneme ta rätiku sisse ja kurname nii-öelda üleliigse selle vedeliku kõik ära ja siis saame põhja edasi teha. Ja. Meil on lillkapsas natuke jahtunud, on ju, saime vahepeal natuke lobiseda ja natuke Proseccot juua, vahepeal veel natukene, on ju, ja siis hakkame... Mille terviseks mõtleme? Et me meie terviseks. Ja me teeksime veel parema pitsa kui Itaalia kokad. Just. Ja ma loodan, et inimesed tulevad trenni ka. Ja. Nüüd on õige aeg. Kõik on vaata täpselt samal levelil. Ja vahepeal oli vaata see, et inimesed ütlevad, ma ei taha sügisel tegelikult trenni tulla, kuigi tahaks, on ju. Aga siis on nagu see, et kõik teised teevad nii palju ja asju. Praegu on kõik täpselt sama leveliga. Ma olen ise vaatan ka rühmatrennides. Kõik nagu vahet ei ole, kas sa oled 10 aastat enne seda käinud või sa oled praegu pole üldse käinud. Kõik on täpselt samasuguse jõudlusega. Nii et aeg trenni tulla. Nii, aga paneme siis selle lillkapsa rätiku sisse. Ja rätiku sisse me paneme ta sellepärast, et me saaksime selle nii-öelda siit selle vedeliku välja nii-öelda pigistada. Et sa näed, ta on hästi vedel praegu. Hästi vedel. Aga see on, mis nüüd aitavad seda vedelikku siit välja kiskuda, on see, et me eelküpsetasime teda ja lisaks siis see, et me panime siia natuke seda soola ka, on ju. Ja nüüd paneme kõik selle lillkapsa siia. Nii ja lillkapsa lõhn on. Ja nüüd on siin keskel, on ju, siis ma võtan ta siit kokku ja sa näed, rätik on tegelikult täiesti märg, on ju. Ja kuidas saab kõige paremini vee välja, sa ei hakka mingi sõela peal teda liigutama, on ju, sa näed, kuidas liigub lihtsalt. Aga nüüd mina võtsin selle nüüd siia kokku, on ju, ja nüüd ma hakkan teda keerutama. Kusjuures selle sõela peale, osad retseptiraamatut soovitavadki sõela peal teha, et sa jäädki tegema. Ei, sõela peal ei ole mõtet. Ja siin ongi, näed, sa näed, kuidas tuleb vett. Ja see on kõik see, mis tegelikult muudab sinu selle lillkapsa, muutis sinu lillkapsa vedeli või selle pitsa ka vedelaks, vaata. Ja teiseks on see, vaata, et kui sa tegid seda sama kõike, seda lillkapsast veel keetsid ka enne, siis seal oli vaata veel lisavedelik sees. Ja siin ongi ainuke asi, mis sa teed, keerutad natuke kõvemini ja vaata, kuidas see vedelikku tuleb. Siit tuleb nii palju. Uskumatu. Issand jumal. No nii, tee ka trenni natukene, proovi. Proovi, kuidas on väänata seda. Nii, vääna, just. No näe, tuleb. Mis ma ühe korra mõtlesin seda veel, et mina on hästi suur kõrvitsa fänn, muskaatkõrvitsa fänn, et need, kelle meeldivad võib-olla natuke magusama põhjaga pitsa, mõtlesin, tahaks proovida näiteks kõrvitsast teha, et paneks kõrvitsa ja suvikõrvitsa oma vahel.
No kui sa neid paned, siis sa pead natuke sinna jahu panema, ja, sest need on liiga vedelad. Et võib-olla siis pannagi kas kaerajahu sinna juurde, et võiks proovida täitsa teha. Issand jumal. Siit jääbki seda vett tulema, vaata lillkapsas juba tuleb siit juba vaikselt juba rätiku vahelt välja, ütleb tere, tere. Tere, ma tahan ka natuke näha, mis siin väljas toimub, on ju. Tundub, et teil on väga lõbus. Siit tuleb ikka väga palju vett nagu. Jaa. Nii, oota, ma nüüd ka tahan vahepeal jälle siin tšiki prikitada sellega. Näed, trenn saabki täna tehtud, me oleme selle pitsa välja teeninud päeva lõpuks. Nii, ega lillkapsast väga palju enam alles ei jää tegelikult. Nii, üks asi, mida ma vahepeal teen, on see, et kui ta on hästi palju selle ühe nii-öelda vedela koha peal olnud, siis ma teen vahepeal selle lahti ja siis ma natuke nihutan ta selle natuke edasi selle kuivema koha peale, et siis see kuivem koht jälle hakkab seda lillkapsast siit nii-öelda kuivatama lisaks veel, on ju. Aga siin on natukene, selle teeme kõik pärast puhtaks muidugi. Aga nüüd on jälle kuivema koha peal, ma rullin ta uuesti kokku ja nüüd isegi see lisavedelik, mis siin on. Ta jääb siia paremini kinni ka. Ja ta jääb selle rätiku sisse nii-öelda paremini kinni. Nii, ja siis ma keerutan veel. No näed, natuke ikka tuleb veel. Ma ei oleks kusjuures uskunud, et nii palju vett, et ma jätan tookord ma vist, kas ma tegin sõela või millega ma tegin, aga igal juhul sellist vedelik pulka ei tulnud, et ilmselt see kõik, mis sisse jäigi. Ja, see muutiski pettumus oli suur, et mitte päris supp, aga ei olnud see õige asi. Nii, aga nüüd ma ütleks, et aitab. Ta on päris nagu korralikult saanud, kuigi ta ei ole ja nagu... näete, kui palju vett siit tuli. No siit on ikka... Uskumatu. Siin ma arvan, üks tassi täis on juba sees. Ja nii, et lillkapsa seda juice'i võib juua. Proovi, vaata, kas maitseb. Ma ei tea, ma ei julge see võib-olla rikub mu sellise nagu pitsa eelelamuse ära. Kardad, et nii halb maitse on või? No mine tea. Nii, siis ma panen selle sama lillkapsa siia samasse kaussi või mitte samasse, teise kaussi. Muidu nõrutad kõik ära ja siis paned uuesti selle vedeliku sisse. Ja nüüd meil on vaeva nähtud, et lillkapsas valmis saada. Mis me nüüd teeme? Mis me nüüd teeme? Ma arvan seda, et me peaks sellest ilusa sellise taigna põhja valmis vorpima. No natuke vara veel. Ma panen siia juustu ka. Juustu ka, loomulikult. Juustu ka ja juustu puhul siia läheb päris korralikult juustu. See kuivatab teda ära ka. Nii, väga hea. See on mu lemmik juust. Minu ka Valio Forte on nagu to die for. See on nii ja see on nii ja siuke tugev maitse. Nii, ja siis me paneme muna. Munaga on minul üldjuhul see, et ma panen siia 2 muna, aga täna ma tundsin, et lillkapsas jäi natuke vedelamaks, siis ma panen täna ainult 1 muna. Et kindlasti vaata kodus ka, kui sa teed, et kui sa tunned, et see on vedel, siis pigem pane 1. Kui see on liiga kuiv, siis pane 2 muna, on ju. Ja siis... No tegelikult põhimõtteliselt ma toon näite inimene, kes võib-olla ei taha juustu kasutada, põhimõtteliselt saab tegelikult näiteks kaerajahu või millegi muu. Jaa, et sa võid jahu siia sisse panna, aga minu jaoks on maitse, mis siit tuleb. Ei, loomulikult, ma lihtsalt mõtlen, et näiteks kui meil vaatavad seda praegust saadet võib-olla sellised pisemad kasvu naisterahvad, kelle eesmärk on kaalu langeta, siis nad teavad, et kui juustu näiteks ei taha nii palju panna, et siis juustu saab ka tegelikult panna. Jaa. Nii, ma panen siia pipart ka. Soola ma veel juurde ei pane, siis soola me panime juba enne, et soolaga me vaatame hiljem. Soola saab alati juurde panna, muidu arvatakse, et kokk on armunud. Kolliga soolane. Siis ma panen siia korralikult oreganot, ma ei tea, kuidas sul oregano maitseb. Väga maitseb. Aga selle pitsa puhul see on nagu asendamatu. Mina leian seda, et kõik basiilikud, oreganod, ma tihti kasutan näiteks kartulisalatites peterselli, et minu jaoks nagu ongi see, et... Ja saad segada. Ma lasen sul. Nii, millega ma segan? Käega või? Muidugi, lase nüüd täiega valla ennast. Mõnuga. Issand, see näeb nii hea välja juba. Mul läheb kõht tühjaks. Mul ka. Nii, ma vahetan vahepeal meil küpsetuspaberi ära, et mitte seda märga küpsetuspaberit kasutada, vaid ikkagi täitsa kuiv. Muidu läheb kõik töö luhta niimoodi. Just. Ma teen kindlasti seda pizzat kodus ka järgi, sest et mul on üks suur pizzafänn kodus. Ja kusjuures mulle meeldib täiesti tavalist pizzat ka teha ja mul on väga hea retsept tavalise pizza jaoks, nii et kui te tahate tavalist pizzat, siis andke mulle kindlasti teada, et teeme tavalist pizzat ka. Aga nüüd on ilusti segatud sul
Ja. Kas sina pelgad muna või ei pelga muna? Ei, mina ei pelga muna. Siis sa võid proovida, kuidas on soolaga taignal. Ja, ma võtan seda. Et... Mina soola juurde ei paneks, sest et juust on ka ise soolane. Ja. Et sellepärast ma räägingi, et soola paned ainult siis, kui sa tunned, et on vaja veel. Minu meelest ei ole vaja. Okei, siis me saame panna selle kõik siia laadi peale. Pane ta keskele ja siis hakkame pärast nii-öelda teda laiemaks vorpima. Mulle väga meeldib see oregano maitsega, siin see on nagu, ütleme nii kogu selle juustu kombinatsioon, et mina näiteks lillkapsast praegu üldse siin ei tunne, et siuke tunne nagu olekski täiesti siuke autentne tainas. Nagu tavaline. Jaa. Siuke mõnus jah, sest tavalisse taignasse ma tegelikult oreganot ei pane, aga lillkapsa puhul ma kasutan teda, jah. Nii, mina kasutan siis siukest spaatlit kerget, et kui sul spaatlit ei ole, muidugi sa võid täiesti kätega teha või sa võid näiteks pannilabidaga teha või millega iganes, et oluline on see, et sa saaksid lihtsalt nagu ühtlasemaks, jah. Et praegu ongi see, et noh, kuidas mina tavaliselt teen? Mina teen ta tavaliselt ringikujuliseks, on ju. Või siis võib teha ta kandiliseks. Kuidas sa ise tahad? Nii. Ja siis ongi nagu see, et ma jaotan ta laiali ja võimalikult sellise ühtlase kihina, et mida ühtlasem ta on, seda ühtlasemalt ta küpseb ja seda ühtlasem on see lõpptulemus ka, on ju. Nii, oih. Siis ma praegu vaatan, et kui näiteks tahaks terve sellise suure plaadi täis teha näiteks külalistele, siis on ilmselt mingi 4 pakki läheb seda lillkapsast. No siis läheb ikka päris palju, sest ma räägin, et see siis on vist ilmselt jahu ka natuke panna ja teda nii-öelda siis võib nagu teda kompenseerida sellega, aga kui sa teed nagu niimoodi pigem vähem, siis on nagu, noh, mina ei ole tavaliselt teda juurde pannud. Et ma mõtlen, äkki me teeme ikka ta ümaras siis või? Teeme ümara, jah. Siuke traditsiooniline pitsa. Tahaks juba on ju kõik selle piinslisse pista. Ja kuidas mina siis teda ümaraks teen, enne ma jaotan ta muidugi ikka laiali, et oleks nii-öelda enam-vähem ühe suurune igalt poolt või ühe paksune ja siis ma hakkan ääri vaikselt nagu sisse tagasi nii-öelda koperdama. Nii. Ja nüüd me paneme ta 10 kuni 15 minutiks ahju, kuni ta on siuke kuldkollane ja siuke veidi krõbedam, siis me paneme täidised peale ja siis liigume söömise peale varsti. Yes. No davai, 220 kraadi juures on ta siis praegu ja läheb ahju. Peaks välja võtma või? Jaa, võtame välja, jah. Sa kontrolli mu neid, nagu neid reflekse vaata. Et ma vaatasin, et kas sa ikka liigud veel. Kas ma ikka liigun või ma olen äkki mingisugune kuju. Nii mõnus. Vaata, kui kuldne see on. Oota, ma panen selle siia nüüd. Nii, väga hea. Siuke kuumus, et see on veits lappesse läinud. No tundub nii, jah. Nii, aga mina kasutan siis buffalo mozzarellat. Buffalo mozzarella on nagu maitselt lihtsalt, no seal ei olegi midagi teha, see ongi üks parimaid lihtsalt. Too köögipaberit jälle meile. Siis kuna see mozzarella on vee sees, siis on hea, kui saab teda nii-öelda rätiku vahel kuivatada või siis nii-öelda kuivemaks teha, et kuna ta muidu on hästi märg. Nii, ja vaata kui nunnud väiksed ja need on päris Itaaliast. Nii, paneme need siia. Ja muidu on see, et väänad siin nii, et otsaesine on higine seda pitsa põhja ja siis paned need mozzarella kuubikud siit plätsti koos veega ja öö on rikutud. Ja siis jälle ei ole mitte midagi. Nii, ma arvan, et paneme niimoodi. Peaks piisama küll. Nii, pane nüüd teine rätik sinna peale ka või see teine paber ja saad ilusti ära kuivatada. Samal ajal siis mina panen siia juba kastet, sest meil on ju imeline kaste, mis me tegime vahepeal. See on nagu, see on lõh. Ime hea. Tegelikult vaata, kui hea nagu ideed, kes teevad näiteks mingisugust riisivokirooga, mingisugust spaisit, et samamoodi ju saab sama kastme peale panna. Et siin ongi. Või teine variant, et kui sa tahad sellest lillkapsa põhjast ja lihtsalt näiteks mingit leivalaadset asja snäkiks külalistele, et ei taha pitsat teha, et siit saab nagu nii mitu retsepti ideed tegelikult. No tegelikult vaata see kogus, mis meie täna tegime seda, mis ongi see, mis mina ka täna tegin,
on see, et ega ma seda ära ei viska. Ja. Et see ongi nagu see, et ma teen ühe koguse nagu korraga ja siis ma saan sellest pastat teha, ma saan come on, ma võin sellest isegi lasanjet teha. Sellest saab nagu nii palju erinevaid asju teha ja see on nagu nii mõnus. Nii, siis ma panen natuke parmesani, sellepärast, et kuna see nii-öelda buffalo mozzarella on meil natuke selline vedelam, on ju, siis seda nii palju ei saa panna, aga seda kuiva juustu me saame küll panna, on ju. Ja siis, niimoodi korralikult. Oih! No, juustu ei ole kunagi liiga palju. Ei ole. Nii, väga hea. Ja nüüd, mis me teeme, siis sellega on niimoodi, et mina näppude vahel lihtsalt tõmban väiksemateks tükkideks. Ja siis ma panen kui mina siia olen pannud peale. mozzarellat, mina lõikan siuksed nagu mingid väikesed, siuksed hästi sektorid ja siis panen niimoodi, aga see on vist maitse-eelistus, kuidas? Ma teen niimoodi, nagu vaata Itaalias tehakse, sest Itaalias on ka see, et nad teevad vaata ikka kõike südame ja kätega ja kõik on nagu, see on nagu väga hea. Oh my god. Juust on elu, on ju? Ja proovi seda nagu niisama. See on nii hea juust. Buffalo mozzarella on nagu kõige parem üldse. Proovi ära kõik ära, siis pane. See on nagu võrreldes tavalise mozzarellaga on see nagu kõige parem. Ja miks ma näiteks seda riivitud mozzarellat ei pane tegelikult pitsa peale, on see, et kui sa paned riivitud mozzarellat pitsa peale, siis tegelikult see on kartulitärklisega kokku segatud, et ta nii-öelda kokku ei kleepuks. Ja kui ta on nagu selle kartulitärklisega kokku pandud, siis ta ei lähe krõbedaks. Ehk siis sa kannatab jälle see krõbedus. Nii et mina võtan selle juustu ja panen lihtsalt peale. Ja kusjuures väike nipp siin figuurisõpradele, kes tahavad jälle seda kalorsust vähendada, siis on olemas light mozzarella juust ju vähendatud rasvasisaldusega ja kuna meil on siin nii-öelda salami ka, mida me peale paneme, salat saab ju fileesinki paneb, kes tõesti... Tead, rohkem ei saagi panna. Sa võid selle lihtsalt ära süüa. Ja, ma jätan selle juustu sulle. Mul on veel. Oh my god, see on nii hea. Ja siis me paneme salame Napolist. Nagu see, kust mina olen käinud. Ja. Nii, aga jällegi... Aga sa fileesingiga oled ka proovinud või näiteks teinud nii, et sa praed kana läbi ja paned kana? Ja, ma olen kanasingiga teinud, ma olen keedusingiga teinud, aga miks mulle see salami meeldib, on see, et see on terav salami. See on nagu jälle siuke mõnusalt vürtsikas ja ta on nagu sellise hea lisamaitsega, et sa võid kas või niisama teda süüa, et sa võid proovida, kui sa tahad. Ja siis nagu siia pitsa peale veel, jumal. See on lihtsalt kusjuures on väga huvitav, ma tean inimesi, kes söövad salamit ja kes ei söö salamit, et ma tean ka nii-öelda neid, kes on suured salamifännid, et üks nendest on sina kindlasti. Ja see on nagu see terav salami on nagu elu. Nii, väga hea. Ja tavaliselt osad panevad vaata basiilikut ka, on ju, aga mina basiilikut praegu ei pane, kuna ahi on 220 peal, siis seal ta kärssab lihtsalt ära. Mina panen pärast natuke puistan peale ja siis on nagu chill. Nii et läheb uuesti ahju. Ja nüüd siis selline kuskil maksimum 10 minutit veel. Ja siis saab süüa! No nii, ja pitsa on valmis saanud. Jes, lõpuks ometi. Võtame siis välja. Nii. Ja nüüd see pitsa siia peale. Näed, täpselt õiges suuruses alus. Suurepärane, nagu loodud. Väga hea. Ja mis on siis peale tibakene basiilikut, mina natuke rebin teda katki ka, et rohkem neid maitseid siit välja saada. Ja siia peale. Oih. No natuke võiks veel, jah. Võta ka mõni. Naine, tee tööd. Mina panen lihtsalt siia niimoodi ühe ilusa väikese sellise keskele. No super ju. Ja. Oh my god. Nüüd võiks nagu sööma hakata. Ja, täpselt nii. See näeb nii mõnna välja. Nii, võtan taldrikud ka meile.
päris loomad me ei ole. Jaa. Aga mine tea, nii hea pitsa puhul, võib-olla kui kaamerad sees ei oleks, siis ma oleks juba ammu näppu pidisin. ja nüüd sööme kõik ära. Uih, Ja. issand. Oo jaa. Nii, oih. Kling. Ja. Davai, head isu. Head isu. Väga hea. Tõesti väga hea. No meil oli muidugi see, et me oleme siuksed juustusõbrad, et meie loovutasime selle krõbeduse praegu juustu alla, sest me panime, ma ütlen ausalt, me panime praegu topelt mozzarellat, kui ma tavaliselt oleks pannud. Aga noh, mozzarella vaata ise ongi siuke vedelam, kuna ta oli vaata pühvli mozzarella. Aga see on nagu... No ja alati saab seda ka teha, kes armastab palju juustu, et siis teha näiteks pool mozzarellat ja ülejäänud tavalist juustu. Ja. Aga issand. Ja mulle nii see salami ka maitseb. Ja vaata, tegelikult ta hoiab päris ilusti vormi. Ta on ikkagi selles mõttes tugeva põhjaga nagu selles mõttes. Ja, ma olen nõus. Siuke väga mõnus ürtsikas suutäis. Kui jah, nii. Cheers! Cheers! Ja aitäh, et sa minu juurde tulid. Ja aitäh, et sa kutsusid. Ja saime koos süüa teha ja kui te tahate veel midagi teada, et mis me teeme, siis andke teada, on ju, ja tehke kindlasti pitsat ka järgi ja katted pange ükskõik, mis te sinna tahate. Ja katsetage julgelt. On ju, aga davaiks. Tšau! Tšau!